Tere tulemast tagasi mu kanalile. Kätte on jõudnud meil laupäeva hommik. Ma olen nüüd eelmisest pühapäevast töötanud järjest iga päev ja mul on hea meel, et lõpuks jälle vaba päev on. Ma võtangi nüüd teid tänases videos kaasa minu tavalisse nädalavahetusse. Aga kõigepealt ma teen hommikusöögi ja siis vaatame edasi. No me nädalasiseselt tavaliselt Karliga sööme iga päev putru, siis täna hommikul teeme midagi teistsugust. Et meil ongi siuke sink siin, teeme lihtsalt muna singiga ja sibulaga ja loomulikult üks kohvi. Tänaseks on mul siis plaanis minna jõusaali, et ma ei ole päris pikka aega nüüd jõusaali jõudnud jälle ja ma ei ole see nädal üldse jooksmas ka käinud, sest mul on mingi jama on puusaga ja ma käisin nädala alguses füsio juures ka, et mul täna ongi siis teine füsio aeg pandud, et andis mulle mingeid veenitusharjutusi ja ta arvab, et mul on lihtsalt mingi nagu sisemine lihas on natuke nagu väsinud. Ja siis ma võtsingi lihtsalt koormuse täiesti maha. Tavaliselt mul laupäeviti on muidu pikk jooks, et eelmine pikk jooks oligi 17 kilomeetrit. Aga ma arvan, et järgmine nädal ma saan juba tagasi minna enda tavalisse rutiini, et ma tunnen ennast suht hästi, et mul ei ole üldse mitte midagi enam tunda, et ta täna ilmselt venitab veel seda ja annab mulle mingeid lisaharjutusi ja siis järgmine nädal peaks olema juba kõik hästi. Ja lõuna on meil plaanis Valmentitega minna sööma, et me mõtlesime, et teeme mingid burgerid kusagil väljas. Me Karliga tegime siukse diili oma vahel, et me põhimõtteliselt nüüd järgmised 30 päeva sööme tervislikult ja siis paneme iga päeva toidud MyFitnessPalli kirja ja siis täna ongi meil nii-öelda see cheat day ja tahamegi midagi muud sööma välja minna. Aga praegu enne kui mul füsio appointment on, siis ma veits toimetan kodus, et panen pesu pesema ja teen veits kodu korda, et järgmiseks nädalaks jälle valmis olla. Mul on nüüd füsio juures käidud ja läks päris hästi. Tundub, et on kõik see valu on läinud ja ta andis mulle uued harjutused, mida jõusaalis teha, et just nagu ühe jala harjutusi, mis aitaksid siis sellel nõrgemal jalal nagu tugevamaks saada. Aitas mul nagu venitada ka seda veel, nagu ma ei tundnud peaaegu mitte midagi, nii et see on väga hea. Mul on hea meel selle üle ja see füsio on täiega tore, nagu täiega siuke usaldusväärne või kõik, mis ta rääkis, oli nii loogiline ka ja et just see, et sa pead nagu ühte poolt treenima rohkem, et sa järgi jõuaks, sest kui su keha nagu tunneb, et üks pool on nagu kuidagi vigane, siis ta kohe hakkab nagu teist poolt rohkem kasutama ja siis sellest see nagu ebatasakaal nagu tulebki. Ja soovitas veel, et kindlasti nagu kui ma teen palju trenni, siis ma peaksin nagu sööma ka korralikult, et mul oleks nagu toitu piisavalt, et ma saaks nagu toitaineid ja ütles, et igasugused need toidulisandid on suht nagu mõttetud, et kõige parem ikkagist
toit on sul, mis on nagu naturaalne ja proteiin, mis tuleb kanalihast või munast ja nii edasi, mis on täiesti kõik loogiline, et ma teadsin ise ka seda enne, et lihtsalt kinnitas põhimõtteliselt neid minu enda teadmisi, mida ma juba eelnevalt tegelikult juba ammu tean. Aga nüüd lähme edasi. Ma sõidan koju ja saan ilmselt Karliga seal kokku. Mul on vaja töö juurde uusi jalanõusi osta ja Karlil on vaja mingit dresse või pikemalt pükse osta. Ja siis me mõtlesime, et me võib-olla enne, kui me lõunale lähme, käime veel linnas ja vaatame need asjad ära, siis varsti juba saab burgerit sööma minna. Okei, ma unustasin täiesti ära, et ma pidin jõusaali täna tulema ja ma tegin siia kodu lähedale ühte uude gym'i membershipi. Siuke väike armas gym. Kõik asjad on nagu olemas, mida mul vaja on tavaliselt ja hind oli ka mõistlik, $16 nädalas. Ja no locking contract, ehk siis kui ma tahan cancelada, siis ma pean lihtsalt 6 aega ette teatama ja siis nad tühistavad ära, nii et minu jaoks tundus kõik nagu aus ja nüüd ma teen kiire trenni veel ja siis alles liigun ka ju. Mul on jõusaal täpselt ühe Itaalia restorani kõrval ja ma nägin, kuidas nad värsked kanoolid sinna letti just panid ja siis ma tõin 2 kanoolit koju. Täna ma kõndisin ja siis ma vaatan aknast, kuidas nad täpselt panevad nad sinna välja niimoodi värsked. Siis ma olin nagu mingi, see on värk. Mida pekki nii maitseb? Täiega maitseb. Aga see ei ole ricottaga? Me sõidame nüüd Karliga Westfieldi, et siis mulle uued tööjalanõud osta ja siis Karl vaatab endale vist mingisugused dressid. Ma sain oma need tööjalanõud ostetud. Karlile otsisime pusa ja püksid ka, aga ei leidnud õigeid dressikaid. Ja seekord jäi siis ostmata, aga me nüüd sõidame burgerit sööma, et Kusti meiega kahjuks seekord ei tule. Näeme juba seal. Siin on nagu veits siuke USA stiilis, nagu ma ei oska seletada, aga siuke over the top mingid burgerid. Ja need milkshake'id, ma ei kujuta ette palju siukestest milkshake'idest nagu kalorid võib olla. Igasugused mingisugused toppingud ja asjad. Et ma täna seda milkshake'i küll siin ei proovi, aga need näevad päris huvitavad välja. Igast vrappe saab siin tellida, burgereid, hommikusööki isegi. Hästi tavaline aussis on need peekoniga pannkoogid. Nii me tellisime siis kanatiivad ja bataadi friikad meil siin eelroaks.
ja Coca Zero kõrvale. Mida pekki? Räägid siuke smoky matsi on neil juures. Ma ei siuke nõud, me ei olegi Austraalias nii head seda kanatiiba saanud kunagi. Ühesõnaga, mis ma nagu õppinud olen selle tervisliku toitumisega on see, et see asi jätkusuutlik oleks, siis tuleb teha siukseid cheat day'si. Muidu, kui sa kogu aeg oled mingi range dieedi peal, sa ei viitsi seda varsti teha enam. Vahepeal tuleb nagu lihtsalt veits järgi anda, süüa seda, mis nagu hingi ihaldab. See on jälle natukeseks ajaks rahumajas. Kui iga dieet peab olema minu arust jätkusuutlik. Muidu sellel asjal ei ole lihtsalt mõtet räiget matša. Minu burger jõudis kohale. Ma tellisin cheeseburgeri, lisasin sinna vahele selle koleslaavsalati. Ja Kusti tuli ka ikka, kes meie juurde. Ma olen mingi püüab teravama selle. Ainuke ampi jalapeno ei ole. Teine siin on veel. Ma sain jalapeno, jah. Aga not too bad nagu. Nagu talutab, nagu mitte liigu. Mul on see spicy, mis oli chipotle mayo. Ma vahel ja see on ka täpselt siuke nagu piisavalt terav, aga mitte nagu liiga terav. Ei ole, on või? Ole. Jääb. Noh, on ruumi küll siin ju. Miks on raha? Tänaks Me ostsime mulle magustoidaks neid šokolaadipretsleid. Ma alguses läksin Moolisesse ja ma ei leidnud neid ja poed olid kohe kinni minemas ja Karlil kuidagi joppas niimoodi, et leidis need Coolsist. Oleme nüüd teel cheesecake shoppi, et poisid tahavad juustukooki osta. See on neil nagu siin juba siuke hakkab harjumuseks muutuma. See, mis see sipine pea välja? Äkki võtame ühe Mississippi, ma võtan pool Mississippi, muud. Polla või? Ma võtan pool ja siis võtan midagi kohta. Väga ilus. See Mississippi on ikka räigelt hea. Siin on mingi küpsise põhi all. Ma ei tea, mis see on, aga kuidas on räigelt. Ma arvan, et mingi top 1 praegu. Ja Mississippi pole ära tekta. Tere hommikust, kätte on jäänud pühapäeva hommik ja kell on 5:20 ja saate aru, mul on lihased nagu nii kanged eilsest füsiost. Mida pekki, ma ei tea, kuidas ma tänase päeva üle elan, lihtsalt nagu jalad on nii kanged. Aga ma hakkan ennast nüüd tööle valmis sättima, teen kiirelt endale hommikuse pudru ja siis peabki juba tööle sõitma.
find your way. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do. Saan töö juures küll tasuta süüa, aga ma pakin ikkagist alati nagu enda söögi kaasa, sellepärast et siis ma saan nagu enda kaloreid jälgida ja ma tean, et ma söön nagu tervislikult, sest et seal on ikkagist niimoodi, et nad panevad munapudru sisse mingi täiega palju võid ja nagu kõik wrapid on hästi siuksed kastmesed ja hästi nagu rammused ja ma ei tea, mulle lihtsalt meeldib nagu enda sööki tegelikult süüa, nii et ma nüüd panengi omale lõuna kaasa, et ma tegin kanapastat ja mul on siis snäkiks on tsukiini siuke vorm juustuga ja singiga. I packed our bags when we on our way. The night was long as I waited without a sign. 'Cause I know what matters to you. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small, just like the Ma olen nüüd jõudnud tööle, 25 minutit umbes sõidan tavaliselt siia ja õhtuti läheb muidugi veits kauem koos igasuguste ummikute asjadega. Aga ma siis üritangi teile täna näidata, mida ma umbes töö juures teen, et see on selline väike armas kohvik siin toidupoe kõrval. Enamus inimesed ongi, kes käivad koolsis ja siis tulevad siit, võtavad kohvi kaasa või siis on kodused ja tulevad perega näiteks sööma, et täna ongi pühapäev ja ilmselt arvan, et suht palju tuleb just peresi siia hommikusööki sööma. I know what matters to you. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small, just like the lottery. I still believe I'll see you again. No matter what, I got off the ground for something that matters to me. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, and suddenly the chances are small, just like the lottery. I just hope we could stay together. We wait and see, but the chances are small, just like the lottery. Nii, ma olen nüüd töölt siis omadega koju jõudnud, et ma vahetan riided ära ja siis teen üle pika aja esimese jooksu, et 5 kilomeetrit täna. Mul sai just 4 kilomeetrit täis. 1 on veel minna. Enesetunne on väga hea.
veits nagu külm on. Et meil on Perdis nagu õhtuti hakkab suht jahedaks juba minema. Mingi 6 kraadi, 5 kraadi. Ma olen tegelikult autoaken üks hommik täitsa jääs isegi olnud. Ja ma tunnen praegu ka, et ma oleks pidanud ikka panema mulle midagi kõrvade peale, et ma võiks külmetavad. Ma tahtsin veel seda öelda, et ma tegelikult eile õhtul panin ennast poolmaratonile kirja. Nii et see tuleb nüüd ära teha. Ja see tuleb augustis. Ja ma arvan, et mul on piisavalt aega, et selle 21 kilomeetri jaoks ennast ette valmistada. Nii, ma nüüd söön oma õhtusöögi ära, mis mul on siin jälle kanapasta seentega. Ja siis ma lähengi juba magama. Tahtsingi öelda, et aitäh, et sa vaatad, et ma loodan, et sul oli tore ja näeme juba järgmises videos. Tšau!